One became a gym. No say that time. Sydney. Tšau! Uus vlog. Pühapäev. See pühapäevane ärevus vastu esmaspäeva. Nagu ikka, et see eelmine nädal oli nii hull, et ma ei puhanudki välja täielikult selle nädalavahetusega, aga ma tean, et järgmine nädal mul tuleb lihtsam. Ja selles mõttes tegelikult ma nagu väga ei pabista. Et on teha küll asju, aga esimene pool jälle kiire ja teine pool rahulikum, et ma arvan, et väga mõnus nädal tuleb. Aga ma tahtsin rääkida sellest, et eile me vaatasime ära selle The Residence Netflixi selle suhteliselt uue krimisarja lõpuni. Mõtlesin, et kes võib-olla kellele krimisarjad meeldivad, siis ma täitsa soovitaks. Mingid spoilereid ei tee, aga lühidalt on lihtsalt siis tegevus toimub Valges Majas. Mitte siis lihtsalt valget värvi majas, vaid Ameerikas Valges Majas. Ja siis ühesõnaga leitakse üks inimene, mitte elusana. Ja siis ma ei mäleta, äkki 8 osa oli, 40 minutist osa. Et kui telekas näitaks, siis oleks tunni ajas need koos selle reklaamipausidega. Väga huvitav oli. Selles mõttes, et ikka see huvitav pildikeel ja selline humoorikas kohati ja kohati põnev ja selles mõttes, et ma ei kahetse, et ma oleks oma aega raisanud. Lihtsalt, et see et alati on krimisarjadel ju see, et kuidas see lõpp on nagu hästi oluline. See nagu viimane osa jäi nagu venima hästi palju, et tegelikult ei olnud, läks tegelikult hästi ruttu, aga viimane osa nagu hästi venis. Et see nagu võtti selle moti maha, et eile, kui enne, eile me vaatasime viimased 3 osa ära. Et kui enne seda viimast osa oleks küsitud, ma oleks kindlalt öelnud mingi 4,5-5. Aga nüüd ma nagu, ma ei tea, järgi mõtlema selle, kui palju ma sellele annan. Ma ütlen, ma olen nii väsinud, ma praegu sõidan pesamunale järgi. Tal on niimoodi, et tal endal oli just sünnipäev ja tal on rühmas hästi paljudel lastel samal ajal sünnipäev, umbes samal ajal. Nii et järjest on hästi palju pidusid. Nii et reedel oli tema oma, nüüd ma lähen järgi, pühapäev on järgmisele, siis oli enne seda seal midagi ja järgmine pühapäev on veel ja ühesõnaga on palju sõitsus, väga palju sõjaväeautosid sõidab praegu. Teaks, nad tulevad kõik siis niimoodi. Aga jah, käisin toidupoes, ostsin viimasel ajal nagu ikka esimene asi lähed sinna viimase kuupäeva soodukates, ma käisin meie ketipoes. Seal on nagu 50-60, et kas on mingit liha nagu soodukaga või ole, aga ma sain kana hakkliha. Teen makarna hakklihaga, lihtsalt ausalt öeldes. Tegelikult šampinjonidega ka, aga pooled perest ei söö neid šampinjoni, nii et poolte ma kõigepealt panen lastele ära ja siis enda ja randa osasse panen need šampinjonid ka sisse, et siuke lihtne ja kiire. Eile praadisin kartulit suitsuvorstiga, siuke lapsepõlv tuleb meelde, lihtsalt kodused toidud. Aga selles mõttes, et ma ei tea, kuidas sul on, kas sa tajud seda
noh, seda hinnatõusu või seda, et nagu raskemaks see läinud, sest mulle küll tundub, et ma nagu tajun, et kuidagi nagu rahaga ei ole, noh, et oli nagu lõdvem enne. Siis vaatasingi see mingi poliitik seda automaksu teemal tegi umbes mingi üks avaldus, et noh, et ma arvan, et inimesed umbes on nüüd sellest šokist üle saanud ja nüüd nad on aru saanud, et see ei ole tegelikult nii suur asi ja umbes, et neil on ükskõik, et nad seda maksma peavad. Siis ma nagu kuulasin ja mõtlesin nagu, et osad inimesed nagu elavad mingis täiesti teises maailmas lihtsalt. Ma saan aru nagu, miks on makse vaja ja miks nagu, kuidas majandus toimib ja kõik need asjad on ja. Aga see, kuidas see automaks tehti ja kogu see kommunikatsioon ja kogu see nagu põhjuste tutvustamine või nagu kuhu see raha siis läheb. Ühesõnaga see on nagu nii haige ja siis nagu minna avalikult televisiooni poliitikuna ja öelda, et ahai, et minul on automaks, ma ei mäleta, mis ta oli, mingi 150 eurot enne. Et noh, mina ütlen küll, ma ei tea, kuidas sina, aga mina ütlen, et mul ei ole nii. Et ma olen järgi mõelnud ja aru saanud, et seal ei ole suurt vahet ja ma umbes sain šokist üle ja nüüd mõtlen, et ongi hea või. Mul ei ole jõudnud sinnamaani oma selle mõttetööga, sest et mõttetööd ikka on ja palju on noh, sellist, sest et noh, minul on ka ju see, et või noh, sest et ongi näiteks, sa vaatadki toidupoest näiteks, kui ma hoian kokku näiteks mingite selliste asjade pealt, et kui ma enne põhimõtteliselt eelistasin eestimaist, kui ma näiteks võtsin pastat enne, makarone lihtsalt, siis nüüd ma vaatan kilo hinna järgi ja võtan põhimõtteliselt kõige soodsamad. Ja ongi need viimase kuupäeva lihad ja üldse siuksed asjad enne. Ja üks asi, mille pealt ma nagu hästi palju olen hakanud kokku hoidnud, summade mõttes ei ole hästi palju, aga kokkuhoid ei ole väga suur, aga mille pealt ma olen täielikult nagu hoidnud kokku nüüd juba kuid ja kuid ja kuid on igast need kastmed. Et mulle meeldis Felixi need Sinepi kaste ja igasugused vürtsikad kastmed ja niimoodi. Nüüd üldse ma ei osta neid enam. Selles mõttes, et meil on hapukoor, ketšup, sinep, majonees. Vahel ei ole hapukoort ka. Lihtsalt ei raatsi. Hakkad poes üks asi, teine asi, kolmas asi. Ja siis ongi nagu see sissetulekute asi ka enne. Noh, mul on selles osas, et ma ei tea, ma rääkisin sellest seal Q&A videos. Ma võin selle siia üles panna. Sellest, et mis tööd ma nagu teen või kuidas. Aga osa tööd on mul sellised, et ma käin nagu ise tööl on ja mingis asutuses. Aga osad tööd on mul sellised, et nad on nagu ettevõtte kliendid on ja. Ja mikroettevõtte puhul on see, et ma teen üksi tööd, ma saan siis esitada arve ja saan nagu raha, aga ma ei saa seda endale. See on ettevõtte raha, mis selles mõttes noh, ei ole nagu see, et võta suvalt välja ja maksa, ma ei tea, elekter ära. Et selles osas ma olen nagu hästi palju mõelnud, et äkki peaks mingi kindlama koha vaatama, sest mul ongi sellised koolitused ja sellised asjad on hästi ebakindel. Et mul ongi septembris selgub nii-öelda aastagraafik ja siis ongi tegelikult kuni siis järgmise septembrini on nagu asjad paigas, aga siis on iga aasta nagu uus see, et kuidas siis nüüd saab olema, kuidas see saab olema, sel aastal saab olema siis koormus ja nii edasi, et selles mõttes on nagu hästi ebakindel kõik. Oleks ma teaks, et ma on täpselt järgmine aasta jälle sama koormus, mis sellel aastal, siis oleks jumala ilus elu. Et ma saaksin nagu arvestada ja teaksin, aga noh ongi praegu mul hakkabki see ebakindluse periood nagu tulema, sest et koolitusaasta hakkab läbi saama ja noh suvi on siis, kevad ja suvi on siis see aeg, kus nagu järgmiseks aastaks paikagi panna ja oma töökoormused ja asjad arvestada ja vaadata, palju tuleb, mida võtta, mida ära jätta, mida juurde otsida. Et selles suhtes on praegu jah selline veider nagu aeg. Et noh, praegu kuu aega muidugi ei ole vaja selle peale mõelda, kuu aega on lihtsalt vaja see enda tööd ära teha. Noh, üle kuu isegi on ju. Et
et kui see on nagu tehtud, et siis saab hakata muretsema edasi selle pärast, mis sügises saab, aga jah, ei üldse nagu mõtlen, et kui oleks nagu niimoodi selline elukoht, et ei oleks remonti vaja teha, siis oleks suht okei. Aga meil on nii palju vaja remonti teha. Ma vaatasin täna 5-toaliste korterite hindu Pärnus juba, kuigi et kas peaks nagu äkki lihtsalt kolima korterisse, kus on kõik korras, pole vaja muretseda mingi remondi pärast. Aga ma ei taha. Et selles mõttes on see selline. Mulle meeldib, ma elan praegu oma lapsepõlve kodus, on. Et ma kolisin sinna vanematega, kui ma olin mingi 12. Ja seal ma põhimõtteliselt välja arvatud ülikooli aeg Tartuseni ja mingid praktikat Tallinnas. Olen ma seal kogu aeg elanud ja minu jaoks see kodutunne hästi oluline nagu. Kuigi laias laastus on tõesti see, et ega oluline on see, et me oleme koos mehe ja lastega ühes kohas ja see ongi mu kodu. Aga natuke nagu jah, on see koht kui selline ka hästi kodune mulle. Vaatan, kõik vanemad tulevad juba välja, ma pean minema lapse ära tooma, jäin jokutama siin. Selline huvitav vestlus jälle, aga näeme, ma ei tea, siis kui näeme. Nüüd tšau. Jõudsin töölt koju, mul oli pool päeva, aga ma ärkasin vara ja läksin suht vara. Ja nüüd mul ülejäänud päev on kodukontor. Ma pean arvutis igasuguseid asju tegema. Ja ma olen nii väsinud, et täitsa õhker. Praegu vist on see kevadväsimus kõigil, ma kujutan ette. Aga mõtlesin, ma panen diivani peal, panen siin telekast selle vihma peale YouTube'ist ja lihtsalt proovin tukkuda natuke, sest ma kujutan ette, et kui ma teen väikse uinaku, siis ma olen äkki pärast produktiivsem. Selle asemel, et üritada siit zombina siin mingisuguseid asju suruda. Nii kiire on olnud. Ma ei tea, ühtegi videot pole ka, ma ei tea, nädal aega vist pannud. Pole lihtsalt aega olnud sellist, et monteerida. Aga jah, vaatan, tukun natuke, teeks tegelikult pigem tassi kohvi ja punnitaks ära. Aga piim on otsas. Ja ma ei viitsi hakata piima minema tooma enne, kui ma olen lapsele lasteaeda järgi, siis toon. Võt. Aga siin on sulle märk selle kohta, et kui sa oled väsinud ja tunned, et ei saa puhata, et peaks produktiivne olema, siis võta see hetk endale. Võtame endale selle hetke ja puhkame lihtsalt ja pärast teeme teie jõuga edasi. Nii, 1,5 tundi hiljem, tund aega täiesti imelist uinakut hiljem ja nüüd juba 15 minutit töö tegemist. Väga lahe oli, ma nägin unes nagu sükest asja, et me nagu ostsime uue kodu või saime, ma ei tea, igal juhul meil oli uus kodu, siuke ilus uus maja. Kõik oli remonditud ja korras. Ja põhimõtteliselt ma tegin nagu house touri endale. Käisin toast tuppa, ma olin nagu seda kunagi varem näinud, ma ei tea, kas ma olen unes näinud seda maja varem, aga ma nagu teadsin, et ootas, mis siin oli, ja siin oli see. Ja selles mõttes väga mõnus uinak oli ja ärkasin üles, kohvi pole, aga oleks joonud ühe tassi kohvi, aga
saab niisama ka, et täitsa hea on olla, mõnikord on niimoodi, et kui keset päeva uinekut teed, sa ärkad üles, ei saa aru, mis aasta on, onju. Aga noh, täna läks täiega asja ette see ja nüüd ma lihtsalt istun, mul on aega mingi 3 tundi, kuni ma lähen lapsel lasteaeda järgi ja teen arvutis igasuguseid tööasju. Mida on vaja teha ja mul on kogu aeg, ma olen nii palju hakanud viimasel ajal nagu teistmoodi, nagu teadlikult sundinud ennast teistmoodi asjade peale mõtlema või näiteks mul oli vahepeal täielik paanika, kui ma pidin kodust välja minema, see oli siis, kui ma läksin tööle, onju. Ma ei ole kunagi olnud nüüd viimased mõned aastad, aga enne seda ma ei olnud ju käinud tööl kontoris niivõrd, et ma olin kodukontoris üksi töötanud ja siis ma olin lastega kodus aastaid ja siis oli nagu selline hull ärevus kodust välja minna, ma hindasin ja armastasin iga päeva, kus ma sain lihtsalt kodus olla ja näiteks mind ärritas kohutavalt, kui mul oli nagu plaan, et mul on kodus olemise päev, ma pean kuhugi minema ja siis ma pidin kas või korraks kuhugi minema, kas või toidupoodi. Ma läksin lihtsalt nii närvi. Ja nüüd ma nagu räägin endale alati, kui mul on see, et okei, saaks kodus olla, aga kuhu on vaja minna, ma räägin endale seda, mis räägitakse, et mida rohkem sa teed seda, nagu täisväärtuslikumad su päevad on ja kestavad kauem ja nii edasi, sest muidu ongi see, et ärkad hommikul üles, järgmine hetk lõps, lähed õhtul magama. Et see, et ma midagi teistmoodi vahepeal teen, keskkonda vahetan, kas või korraks, see nagu aitab pigem teha seda päeva pikemaks kui see, et ma olen siin 4 seina vahel, kuskil ei lähe ja nii edasi. Ja teine asi oli just nende kohustuste ja tegemata asjadega, mida mul on kohutavalt palju ja tihti ongi lihtsalt istud ja mõtled, et issa, mul on nii palju teha ja siis nagu ei teegi midagi, sellepärast, et nii palju on teha. Ja nüüd ma nagu olen hakanud mõtlema, et siis kui tuleb nagu see mõte, öeldakse niikuinii on, et kui sul tuleb mingi häiriv mõte, näiteks kui sa mediteerid või üldse on, et siis nagu tunnista seda mõtet, teadvusta nagu mida sa mõtled ja et see on olemas ja siis lase sellel minna, on. Et nüüd ma olen nagu proovinud seda teha. Esiteks 2 asja, kui öösel uni läheb ära, et mingi asi on teha, on, ketrad, on, siis ma olengi öelnud endale, okei, fine, kas sa tahad praegu üles tõusta ja minna selle ära teha? Ei taha. Mõnikord tahan, mõnikord kusjuures ma olen ärganud hommikul 4-5 ja läinud mingi asja ära teinud, sest lihtsalt energiat on ja ma tahangi ära teha ja ära saada kaelast, on. Ja kui ei ole, siis rahune maha ja maga ja tee seda siis, kui sa teed. Ja teine asi on see, et mind hullult väsitavadki need asjad, mis on tegemata. Ma olen korduvalt vist rääkinud ka sellest, aga et see on nagu teada tõde, et need asjad, mis sul on tegemata ja järjekorras ja nimekirjas kuskil, väsitavad nagu palju rohkem kui need asjad, mida sa teed parajasti. Ja nüüd ma olen üritanud nagu endale rääkida, et see, et ma saan neid tegema hakata, et ei ole nagu see, et issand, ma ei taha hakata peale, vaid pigem on see, et okei, et nii hea hetk on praegu hakata peale ja see ära teha ja kui mul on see tehtud, siis on kaelast ära. Sellepärast, et need asjad, mida ma teen ja mida sina teed või inimesed üldse üldiselt teevad, on reeglina oma töös, reeglina on ikkagi sellised asjad, mis ei ole nagu hullult konti murdvad või nagu, et issand, et ongi kõik, ma ei oskagi. Kui keegi ütleks mulle, et ma ei tea, lahenda ära mingisugune matemaatika, mingi teoreem, siis mul oleks kõik pekkis, ma ei oskaks, on. Aga ma ei pea seda tegema. Ja ma pean tegema ainult oma tööülesandeid, millega ma saan hakkama, et mitte mingit põhjust ei ole neid nagu edasi lükata ja päev otsa, et isegi puhata nagu ei saa ka hästi. Teen ära, praegu ongi, kirjutan ühte ainekava, mitu päeva olen mõelnud, et peaks tegema seda, on. Tegelikult peaaegu nädal juba. Ja nüüd oli, tuli kuidagi see tunne, et tuli meelde see, et tulete endale meelde, et tee ära, saad kaelast ära ja on tehtud üks asi maas ja need ülejäänud mingid tööasjad, ma arvan, mul lähebki see umbes 3 tundi ära siin selle konkreetselt arvuti taga nokkimise peale, et need asjad ei ole ka keerulised, need on lihtsalt ettevõtmise asi nagu. Ja nii ongi. Ja nüüd ma lihtsalt istun, teen 3 tundi tööd ja loodetavasti see on kõik tehtud.
tund aega tund aega imelik